ja nii on ka tegelikult teraapiaruumis, et see ümberlülitumisvõime terapeutidel on väga hea, et kui sul on 4 erinevat klienti päevas, siis võid väga erineva teemaga olla. Aga need teemad, mis on valdavad. Või võtame kinni, kui sa ei oska teemat mulle öelda, millega tuleb probleemina, mis on see levinud mõttemuster, millega ta tegelikult need teemad saan öelda küll, lihtsalt tahaks neid palju rohkem öelda kui 2-3. Aga ütle siis rohkem. See on küll vaata, ma arvasin, et äkki on nagu mingi väga üksikud levinud. Need natukene käivad lainetena ka ühiskonnas, et näha mingid sellised mingid lained tulevad sõltuvad sellest, mis isegi tegelikult mingi sotsiaalsel tasandil või globaalsel tasandil toimub. No üks midagi ole teha, need ühed peamised murekohad, millega, kus on juba akuutne seisund, millega pöördutakse, on ikkagi see vana hea ärevus. Ärevuse foon on see nüüd tekkinud, on see pikaaegne ärevus, millel ei ole leevendus saanud. Kuidas ärevus defineerid üldse? Mis sinuks ärevus on? Kuidas sa mõtestad seda? Minu jaoks ongi seal igaüheks oma teema. Minu jaoks on ta signaal, et midagi on tasakaalust väljas. Mis tunne see on? Kuidas sa tunnete või teile emotsioon, kuidas tunnet kirjeldaksid? Metsik hirm koos rahutusega. Päris piirav jõud on sellel, et mida siis inimene suudab selle kogemise käigus teha ja mida siis ta tegemata jätab, eks ju. Selleks, et see tunne on nii halvav. Ärevus koos hirmudega, et kindlasti on hirmud üks teema, mis on tegelikult ärevusega väga seotud. Ka paanika on tegelikult ärevusega seotud. Et seega, kui sa saad seadmesse paanika välja tuleb, ei tähenda seda, et see on, et inimesel on paanika häire, eks ju. Aga seda episooditi me võime kogeda, on ju. Aga nüüd sinna punti selle ärevuse paanikaga lähevad ka tegelikult erinevad hirmud. Ja tegelikult hirmud on ühed kõige suuremad piirajad meil elus üldse. Need on nii märkamatult, et need on need ebaratsionaalsed hirmud, eks ju. See on üks teema. Teine punt on selles mõttes, mis puudutab sellist masenduse fooni, elutüdimust, võtetuse tunnet. Et see tekib ka lihtsalt tegelikult sellisest väsimusest, on ju. Et siukest, ja sealt juures sinna punti läheb ka tegelikult see läbipõlemine, millega käiakse päris palju, et väga erineva eriala esindajad käivad meie juures ja see läbipõlemine on erinevate erialade teema, aga ka selles mõttes tippjuhtida, keskastme juhtida seal vahepeal olles ühele ja teisele poole püüdes balansseerida, et läbipõlemise teema, unetus, mis on tekkinud pingetest, mitte mingite nii-öelda siis füsioloogilistel põhjustel unetuse teema. Siis nüüd viimase paari aasta jooksul on selline laine nagu lahkuminekutega seotud emotsioonid. Selle käigus kõik, mis terve nagu portstundeid, mis üles tuleb, eks ju. Kahetsuses süütundest kuni vihani, ärevuseni, kurbus, lein, hirmud tulevikus, see on aga seal see kaardistamine nagu võtab aega, eks ju. Ja saabki kihki heal käia, et võib-olla alguses inimene tuleb nii-öelda teemaga, et ta on maha jäetud ja hetkel on üleval viha, siis me saame selle maha, siis ongi see ibula koorimine, ja siis tuleb see kurbus sealt, tavaliselt tuleb see hirm tuleviku ees, siis on see, et ma ei ole järelikult piisav. Ma ei ole piisav selle inimese jaoks, siis inimesel tekib see, kus ta nii-öelda siis lööb selle sama seisund ja kogu oma see ülepiiriline üldistus on ju, kus ta siis lööb, et järelikult ma ei olegi kellegi jaoks piisav, on ju, et siis on nagu see teema. Et seda lainet ma näen jah, et kui me üle 5 aasta tagasi alustasime, siis oli selgelt näha, et ühel hetkel paar aastat tagasi tuli see lahkuminekute teema hästi, hästi aktiivselt ülesse. Need on võib-olla täiskasvanute puhul sellised peamised teemad, nagu 1/4 meie klientidest on tegelikult alaealised.
ja eks see ärevuse foon ja masenduse foon käib ka nendega kaasas, et gümnaasiumiealised õpilased on need, kes meieni jõuavad, on läbi põlenud. Elu pole veel nagu õieti saanud alatagi, aga see läbipõlemise tunne on hästi tugevalt juba kogetav. See on päris kurb. Panen nagu mõtlema, et mis toimub meie maailmas, kui noored inimesed kogevad selle asja juba. See on jah, hästi mõtlema panev, kuidas seda siis toetada seda inimest, et selles mõttes seal süsteemis oskaks ennast toetada ja sellest läbi tulla. Et kuna alaealise kliente on päris palju, siis minu enda jaoks ka võib-olla need kliendilood, kus on kodus teismeline, kes keeldub kooli minemast ja ta teraapia läbimise järgselt mitte peale esimest seanssi, eks ju, vaid läbi mingi protsessi 3-5 korda ta läbides, et kui toimub see, et ta läheb kooli ja saab oma asjad tehtud, klassi lõpetatud, kooli lõpetatud, et see on selline eriline tänutunne. Laste puhul veel lisaks need, kes on gümnaasiumiealised, see läbipõlemine on erinevad hirmud. Samamoodi on ju väikelapsed kogevad ka ärevust. Muutustega kohanemine on elukoha vahetus, vanemate lahutus, ühest kooliastmest teise minek, eks ju. Kõik, mis puudutab muutustega kohanemist. Käitumuslikud eripärad, mis võib olla ka mingi arusaamatu kurbuse foon, mida vanemad märkavad või agressiivsuse, impulsiivsuse foon on ju. Et laste puhul on see, et me märkame nende käitumisest, et midagi on teistmoodi. Sest vanem on oma lapse ekspert, eks ju. Sa vaatad oma lapsele peale, et silmavaatest ja kehahoiakust sa saad aru, kas tal on midagi tasakaalust väljas või ei ole, et ei pea mitte midagi ütlema. Me tajume selle ära, eks ju. Kas või sellest, kuidas ta trepist alla tuleb, eks ju. Aga lapse eas ei suuda neid tundeid võib-olla panna selles mõttes sõnadesse. Et ei ole veel lihtsalt psüühika palju küpsenud, on ju. Et ei ole seda kogemust. Et siis see on hea metoodika, kus saab vaadata, et kui on see agressiivsus, see kiiresti ärritumine ja kuidagi niisugune ründav käitumisviis, et mis seal kõigepealt seda tasakaalustada ja siis vaadata, et mis seal all on. Ja tegelikult see võib olla üllatuslik vahest vanemate jaoks, mis seal all tegelikult on. Ja siis ka need sundliigutused ja häälitsused on üks teema, millega siis lapse eas meie poole pöördutakse. Neid on ju nüansse on hästi palju erinevaid, millega igaüks tuleb oma mingi looga ja võib-olla üks niisugune spetsiifilisem teema viimaseks nende teemade hulgast, kuigi suur osa jääb katmata, aga spetsiifilisem osa on see, et selle elu mõttetuse tundega seoses niisugust iseenda otsimist või seda identiteedikriisi või seda huvi aru saada, kes ma olen. Neid kliente on tekkinud ka viimase aasta jooksul. Need minusugused lõputult otsivad seda eksistentsiaalset mõtet. Jah, see on mingi siuke lihtsalt on tekkinud mingi kriisikoht. Mingid vanad, justkui mingi vana olemus või vanad arusaamised on lagunenud, aga uus ei teki kohe asemele. Et vahepeal on selline tühjuse tunne, et ma tean seda ise väga hästi. Et see on natukene ebamugav koht, kus olla. Vajalik koht, aga natukene ebamugav, sest et kõik, mis on võõras, mida veel ei tea, et siis see on hirmutav. Tuleta palun uuesti meelde, mis see lehekülg oli, kuhu tuleb inimesel minna, viskan ta siia ekraanile uuesti. Lifekeskus.ee Ma panen endale ka siia igaks juhuks kirja, et jaa, nii et kui sa tunned ennast ära, hea kuulaja, vaataja ja tajud selgelt, et seda võiks proovida, siis ole hea, usalda ennast ja tule proovi või mine proovi. Saad kogeda ja näha midagi täiesti teistsugust ja võib-olla ka ennast uue nurga alt.
tuleks, räägiks sinuga mõttemustritest ja emotsioonidest natukene ka veel. Ja sellest ka, et miks inimene iseendast nii-öelda aru ei saa alati päris hästi. Aga enne kui me järgmise küsimuse juurde lähme, siis ma annan sulle kingitusuk ära. No nii. Sa ei tead, et mul on kingitused? Ei tea. Ei tea? No, ega siis see ainult kingitus ei ole siin laua. See joogi joomine tuli juba üllatusena. See läheb sulle koju kaasa. Või siis autosse või iganes, aga see ei ole ainult kingitus. Aga tõepoolest jah, et Puhtas Plus bränd, enda koduleht on mul lingiga siin puhtasplus.ee on teine koduleht, aga mul on tegelikult eraldi olemas ka sulle, hea kuulaja, vaataja, siis nende ettevõtte poolt loodud selline affiliate või toetaja link, mille kaudu sa saad siis 10% kogu nende e-poelt. Nii et palun kirjeldusest leiad selle, sest et see on siuke segane numbrite ja tähtede jada, aga et mine uuri, tõesti on seal väga palju erinevaid toidulisandeid, mis on kõik kunstlike lisaaineteta, ei ole lisatud suhkurt ega magusaineid ning on valmistanud Soomes kõrgete standardite järgi ja tõepoolest ma olen neid vaadanud koostisainet ka, mul endal tulid ka tooted koju ja seega, mis siin laual me täna jõime, on tõesti suhteliselt, ütleks väga puhas toode. Aga mul on sulle veel üks asi siin. Mul on siin siuke pisikene kodumaise brändi Roof Terrase brändi poolt autolõhnastaja. Mul on see just puudu. See on nagu selles mõttes... Teevad tegelikult kodulõhnastajaid neid, mis on need siuksed õlidel baseeruvad väikse potsikud, kus on siis need puidutokad nii-öelda, mis hakkab õli siis või see lõhn nii-öelda imenduma ja siis laiali minema. Aga nad teevad ka autolõhnastajaid, nii et seal on siuke, kui sa ära keerad selle musta korvi, siis seal on väike siuke plastmassjubin, tõmbad eest ära, raputad natukene, et see puit saaks kokku selle õliga ja see puit hakkab imitsema autos seda lõhna juurde. Vahepeal see raputa ära korraks, aga ära talle väga kaua, kuule vaatele ka soovitus ära, siis väga kaua lase tal nii-öelda tagurpidi olla, kui sa tahad talle autosse saad lõhna. Sest et õli võib sealt hakata tilkuma autosse ja see rikub võib-olla mingit auto nahka või pinda, et ta on ikkagi nagu õli. Aga kui sina hea kuule vaataja tahad ka minna pöörduda Roof Terrase toodete poole, siis palun väga, roofterras.eu ja salasõna Kris Kala ostukorvi lahtrisse märkuste lahtrisse kirjutades annab sulle mitte sooduskoodi, vaid üllatuskingituse. Ma ei tea, mis see on. Tellib midagi, saab midagi veel kaasa, mõttu kala. Siis mul on sulle selline riideskott, kõrgema pilotaažiga vaimleja, et mul on neid kotte hästi palju üle ja need on ausad mehe podcasti perioodis, mul on erinev värv erinevate sõnadega, aga see on ka sulle siit kaasa, et saad minna shoppa või ma ei tea, kasutada kuskil poekäikudeks või ma ei tea, mill iganes tassimiseks. Ma kasutan neid. Ma võtan igapäevaselt toitu tööle kaasa oma karbikutega. Ma siin uue ägeda koti. Väga lahe, see on sulle. Väga ägedad kingitused. Aga mul on veel 2 kingitust. No nii. Mul on sulle märkmik. See on mu enda teine ettevõtte Upgrade Life. See on tühi siuke jooneline vihik. Seda eraldi nagu meilt osta hetkel ei saa, aga see käib meil kaasas, kui inimesed meil tellivad kursuseid. Me müüme digitaalse kursuse, meil on 2 kursust ja siin on sulle tasuta 1 kursus nendest 2 valikust, 3 on lisandumas meil siin aprilli lõpus võib-olla. Ja siin on sooduskood, mis annab sulle see kursuse tasuta ostukorvis. Ära siis seda koodi palun kellegagi jaga, see on ühekordne kasutus ja sinna see jääb, aga mine vaata upgradelife.com ja kuule vaata võib ka minna piilduda upgradelife.com leheküljele ja Kris Kala sooduskood annab sulle kursused -20%. Need on 21 päeva kestvad kursused, iga päev maksimaalselt 15 minutit sinu aega, et tegeleda siis selle teemaga, mis seal kursusel on. Meil on enesarmastus ja meil on praegu toitumine. Väga põnev. Upgrade Life sobib Lifekeskuse ühele omanikule väga hästi. No võt, ja viimane kingitus. Päriselt nüüd on kõik, jah? Nüüd on kõik. Head sõbrad teevad kirjastust, Million Mindset kirjastus. Äkki oled kuulnud. Tõlgivad välismaist kirjandust eesti keelde ja siis osad on ka eestikeelsed nagu Eesti autoritelt, nagu näiteks mina ja meid ükskord veel, aga üldiselt on välismaa kirjandus. Ja siin on mul sulle siis üke Sharon Lectori poolt täiendatud klassik Napoleon Hilli raamatust Mõtlemis muutus rikkaks, aga see on naistele. Ma ei ole lugenud seda ise, aga ta on oluliselt paksem, kui on see klassik. Ja siin järelikult on siis see naisterahva enda mingi perspektiiv sisse pandud. See naine on kirjutanud ka kaasautorina mõneski Robert Kiyosaki raamatus. Et siis see on ka sulle kingituseks, kui keegi tahab endale Million Mindset kirjastuse raamatuid soetada, siis palun million.ee ja sooduskood Kris Kala annab sulle -10% kõikidelt Miljoni raamatutelt. See on nii huvitav, et selles mõttes, et
kingitused võivad, nendega võib nii ja naa minna, on ju. Jah. Et praegu läks nagu 5 asja ja kõik läksid nagu täiega 10-sse. Ma olen viimasel ajal, ma vähe kuulan viimasel ajal midagi lisaks, mingid podcast'e või lihtsalt siuke pausikoht, küll ma jälle kuulan, sest et need ka tegelikult just nimelt nagu sa ennem mainisid, et need on terapeutilised. Aga ma just viimasel ajal Napoleon Hilli läbi oma elukaaslase jõudsin tema kuulamiseni ja just, et on ainukene, keda ma viimasel ajal olen viitsinud kuulata, et selles see raamat on nagu 10-sse. Kas sa raamatut oled lugenud või? Ei ole. Okei, minuni jõudis ka see alles võib-olla vähem kui aasta tagasi. Lihtsalt ei olnud kätte võtnud, ei kõnetanud ja kätte võtsin, siis ma olen vist 3 korda läbi lugenud juba. Ja iga kord, kui loed, siis jälle loed, mõtled nagu, et what the hell lihtsalt. Et jõuab kohal jälle midagi muud. Väga hästi kirjutavad raamat, tõesti klassik. Ja ma saan täna aru, miks inimesed Napoleon Hilli niimoodi hindavad ja miks see raamat on nii palju müüdud maailmas. Ma ei tea, kas see oli vist enim müüdud enese arengu või mingi suke finantsiline mõtteviisi nagu raamat üldse vist maailmas. Ta on tohutult palju läbi müünud ja see on siis täiend trükk. Väga äge. Suur aitäh sulle. Ja aga ma teen ka valikut ju intuitiivselt. Mul on seal hunnik raamatud üle korrusel, mida ma valin ja siis mul lihtsalt tuli tunne, et peaks sulle selle valima. Läks väga hästi. Just, et see masin ei peta, siis tunne on õige. Absoluutselt. Aga tuleme siia. Mul on küsimus veel kliendi kohta ka, et kui räägime kliendi lugudest, enne rääkisime sellest, et millised inimesed rohkem tulevad, mida nad kogevad, mis probleemidega tulevad. On sul äkki mõni siuke värske lugu, mida sa tahaks jagada? Nagu sellise testimonial või review või kliendi tagasiside mõttes, et mis kogemus või kliendi muutus kliendis on sind ennast kõige rohkem üllatanud? Kas siis, ma ei tea, negatiivselt või positiivselt või nagu üldiselt, mis on tekitanud siukest kohta, et vau, siuke asi praegu siis toimus? Neid vau-efekte on tegelikult palju. Me oleme omavahel terapeutidega rääkinud ka, et see on muutunud meie normaalsuseks, et tuua ennast kohale ja tunda seda tänutunnet, et sellised asjad toimuvad. Sest et see nagu muutub meile nagu 20-aastane depressioon 5 seansiga on ju näiteks oluliselt nagu teises kohas on ju, et tavaline asi on, et tegelikult see on päris suur muutus. Päris rets muutus püsta kiiresti ja arvestades seda, kui pikalt inimene on kinni olnud võib-olla. Selline on, see on nagu variant on ju, et see on reaalne inimene ja tema reaalne kogemus, eks ju. Kuigi pikaaegse depressiooni korral võib ka selles mõttes olla see, et see on niisugune aastane protsess, aga samas kui sa nagu korra kuus seda teraapiat meie teraapiat konkreetselt, see intervall on niisugune, et korra kuus on ju käia, et niisugune 4 nädalat keskeltläbi võiks vahe olla. Et korra kuus investeerid endasse selle tunnikese kuni 1,5 ja tegelikult su ülejäänud elu nagu, isegi kui see on aasta vältel, siis ülejäänud elu on ju hoopis teise kvaliteediga, eks ju. Et selle nagu tasub mõelda selle peale. Tegelikult päris palju ju selle aja jooksul kliente vastu võtnud, et sisuliselt ongi, et see 5+ aastat võib-olla iganädalaselt, mitte 5 päeval nädalas, aga vähemalt 4 inimesega kohtumine, et tegelikult selliseid väiksemaid või suuremaid imesid ma näen iga päev. Et mul on tegelikult kogu sellest ampluaas siukest mingit üksikut vaud nagu keeruline välja tuua, sest et selliseid ägedaid nihkeid on palju. Ja need kõik liigutavad selles mõttes, et kellegi lugu ei ole vähem tähtsam kui kellegi teise lugu, on ju. Et mis selle inimese jaoks parasjagu keeruline on. Raskust on valmistanud ja kui seal toimub see nihe, et võib-olla ma toon, ja need on kõik olulised, ja need teemad on väga erinevad ja neid on palju. Aga mida ma võib-olla tooksin välja, mis on äge, lihtsalt sa näed, kuidas inimesed muutuvad ka füüsiliselt. Et kui reaalselt need pinged on ju salvestunud meile kehasse. Nad muudavad meie selles mõttes meie füüsist ka ju, meie välimust.
et ma näiteks võin tuua selle näite, et kui ma ise Ülle juurde jõudsin 2019 aasta alguses, esimest korda sinna teraapiasse, ka soovituse peale, siis ma olin eelnevalt ühes protsessis teraapias tegelenud kurbuse lahustamisega. Ja sealt alt tuli välja metsikult vihane noor naine. Et mul isegi lähedased ütlesid, et ma teatud inimeste juures olekul, et kui ma muidu selles mõttes olin see hea tüdruk on ju, et ma käin kas või mööda seina ääri jumala eest, et ma kuidagi teile ebamugavust ei tekitaks, siis kui see kurbus sai lahustatud, siis sealt tuli see viha välja, et ma olin teatud inimeste juures olekul olnud täiesti nagu käed rusikas, olid instinktiivselt läinud nii-öelda nagu tõmbunud rusikas, ise ma seda tähele ei pannud. Kehareaktsioon oli lihtsalt nii tugev. Ja no mis see siis veel on see, et see viha, see kogunes mul siia lõualuudesse. Sest et see lihtsalt nagu ei neelanud enam sellisel kujul alla ei neelanud kurbusesse, aga nagu jäi siia üles, eks ju. Et siis ka, kui ma reaalselt seal teraapiaprotsessi käigus, mul oli selline tunne, et mul nagu lõug kukub põranda peale, sellepärast, et see lõdvestus, mis oli, nagu tahaks ka midagi rääkida, aga ma ei saa, sest et nagu kõik oli nagu pehme, eks ju, et siit nagu see pinge läks koos selle emotsiooniga nagu välja ja see tegelikult reaalselt nagu muudab inimeste visuaali, et seda on nii äge näha, kuidas inimesed puhkevad õitsele, et sellest visuaalsest nägemisest, et seal mul nagu tekkiski endal see kujund, et see on nagu selles mõttes siukse, nagu see protsess, teraapiaprotsess on nagu siuke lille avanemine. Et need on väga ägedad, et väga palju saab selles töös rõõmustada, väga palju. Nagu reaalselt. Nii pisiasjade kui ka suuremad asjadele. Jaa, absoluutselt, et märgata neid väikseid nihkeid, mis on osa sellest shiftist, sest et ongi see, et ka seda on võib-olla raske vastu võtta sel hetkel, kui sa justkui nagu teed, on ju, aga sa märkad, et veel ei ole füüsilises maailmas neid muutusi, et mis selle asja nagu point on ju, et edasi tegutseda. Sest et see toimubki tegelikult shiftidena, et see ei ole nagu see, et kui need muutused on ka teraapiaprotsessis on võib-olla osadel klientidel terapeut rohkem aitab neid muutusi näha, sest need on nii sujuvad, et ei pane inimene tähelegi neid. See on umbes sarnane situatsioon, et kui ma ei tea, mis valu keegi kogenud on, et kui kõht näiteks järjest valutab mitu päeva mingil põhjusel või hammas või kõrv, mis erinevad valukogemused inimestel on. Ja ühel päeval ta enam ei valuta. See läheb väga kiiresti meelest ära, mis tunne see oli, kui ta valutas. Sa kohaned sellega nagu väga kiiresti. Ja nii on näha ka nende mõttemustrite, emotsioonide puhul, et inimeste reageeringud tegelikult olukordades muutuvad. Nende enda triggerid selle teraapiaprotsessi käigus lahustuvad ära. Ehk nad ei käivitu enam teatud inimeste käitumise peale enam sellisel kujul nagu varem. Seda vahest on vaja lihtsalt aidata näha, et mul üks tagasiside siin juures, et üks noor naisklient ütles, et ta peale esimest seanssi, et ma tegelikult nagu ei märganud mingit rahunemist, aga üks asi küll, mis ma panin tähele, et kui mu töö juures ennem kõik ajasid mind närvi, siis enam ei ajanud. Ma mõtlesin, vau, mõtle, milline muutus. Ta on tohutult suur muutus. See on väga suur muutus, et kui sa ennem olid inimeste keskkonnas ja nad selles mõttes pidevalt kogu aeg käivitasid, ainult asi ei ole ju niivõrd nendes teistes inimestes, eks ju. Asi on see, kuidas meie need tõlgendame. Aga ma ei mäleta, kuidas me siia jõudsime, mis see algupärane küsimus oli? Küsimus oligi see kõige rohkem üllatunud kliendi lugu. Okay. Siis ma mõistasin selle ära. Just. Mõtlen, millest ma kinni tahan võtta. Puudutame korra seda teemat, et natuke käisid läbi ka enne, aga et kui inimene tunneb, et on elus kinni, siis mis ta tegelikult kinni hoiab. Ja sellel ei pruugi olla nagu õiget vastust, nagu see mõttes, et nüüd sa ütled ultimaatum tõe välja, et nii on kõigil, aga et kui inimesed päris tunneb ja see võib-olla läheb kokku nende inimestega, kes tulevadki, keda sa mainisid ka viimasena, need eksistentsiaalsemad kohad, kus
vana mina on nagu kadunud või mingid väärtused ja uued pole peale tekkinud ja siis on nagu mingi segase punkt, aga et see võib olla kelle teise kohta. Inimene, kes tunneb ennast elus kinni, olevat mingis valdkonnas, mis sa arvad, mis teda tegelikult kinni hoiab? Kas tema ise või on ikkagi välised tingimused või on need mingid sundmõtted või mingi tunne, millest ta ei suuda lahti lasta või ennast ka koormana kaasas kannab või mis see olla võib? See on hea, et sa selle välja tõid, et selles mõttes siin vestluse käigus ei apelleeri mingile tõele, eks ju, mingile absoluutsele tõele, seda pole olemas. Et ka teraapiaruumis klientidele kaasteeliseks olles, et me saame asju arutada, jagada nagu inimene inimesega oma elukogemusest lähtuvalt mõtteid, arusaamisi, aga sellega tõesti ei pretendeeri mitte millelegi. Ikkagi mulle tundub, et see on ikkagi kombinatsioon, mis meid kinni hoiab, see, mis sa nimetasid, nii meie sisemaailm kui välised tingimused, et see on kombinatsioon, kuid selle pusa lahti arutamine hakkab ikkagi siis seespoolt. Et sealt saab alguse hakata mingi ümber mõtestamine, on ju. Et muidu see nagu see hakkab looma nagu kannatust, on ju, kui me mingid asju ümber ei mõtesta, et ma ei tea, mingi suvalise näite, et ma näiteks olen 3 väikelapse ema, aga mul on suur unistus minna Aafrikasse vabatahtlikuks, eks ju. Et ma ei võta neid sinna kaasa, eks ju, unistus on nii suur. Et siis on see, et kui midagi on teostamata, mis meid nii-öelda nagu kogu aeg kaasas kanname, on ju, ja me seda lahti ei lase, seda ümber ei mõtesta, siis see on nagu pidev kannatuse looja, on ju. Ja lõpuks siis surivoodil on see, et teie pärast ma ei saadki sinna Aafrikasse minna, eks ju. Et see algab, see pusa alustamine algab ikkagi iseenda seest ja sageli, kui me sealt selles mõttes mingid me iseenda jaoks rohkem nähtavale tuleme ja me julgeme küsida, meil on nii palju juba julgust küsida, et mis on minu osa selles situatsioonis, kus ma praegu olen. Et siis saavad asjad hakata muutuma. Et see on kõik need keerukamad situatsioonid või elus on, selles mõttes on sageli ikkagi nagu mingi kombinatsioon asjaoludest, mitte see, et on mingi üks asjaolu on tasakaalust väljas. Aga see on siiski, jah, see inimese psüühika puhul see muutuse loomine hakkab ikkagi seespoolt väljaspoole. Ja ongi selles mõttes, et jah, et kui inimene ise tajub, on ju, et ta on kinni, justkui, eks ju, et mõni inimene selles mõttes pole kellegi teise asi nagu kõrvalt öelda, et ta on nagu kinni mingites oma asjades, on ju, aga ta ise ei taju seda, siis jumala eest see on tema elu. Ja selles mõttes, et kui tema meid otseselt oma käitumise või olemisviisiga ei kahjusta, siis jumalast lasku käia, eks ju. Aga just see, kui inimene ise tunneb, et on justkui nagu lukus või kinni, see on ka tegelikult üks teema, millega teraapias käiakse. Et siis tasub tõesti hakata kõigepealt vaatama sinna sissepoole, et mis enda osa selles on, on ju. Ja see pruugi alati, et ka see, et mis hoiab kinni, et see enesesse vaatamine, et ega see ei ole, seda võib võtta nagu lõbus, et me ise võib-olla natuke sellised tõsisema loomuga, et ma olen endasse viimastel aastatel harjutanud seda välja, et mitte seda tähtsust panna ja mitte liiga tõsine olla, on, et ka luua rohkem läbi nagu selle rõõmu ja kerguse, eks ju. Et see on päris äge, et saab elada nagu ühe elu jooksul nagu erinevaid elusid, eks ju, et ühe kogemusega ja teise tõlgendusega, et mitte nagu varjutada seda kuidagi seda muutust, aga mitte ka pisendada seda, et vahest see ei pruugi olla väga mugav protsess. See enda teemade nähtavaks tulemine. Et ma olengi näiteks teatud inimsuhetes käitunud manipuleerivalt, sellepärast, et mul on endal hüljatustunne, hüljatushaav nii tugev. Et see vajab sellist julgust, et ma vaatan sellele otsa, et jah, nii on olnud, mitte see, et kõik teised on süüdi, miks nad ei ole mind hoidnud, miks nad ei ole minu jaoks midagi teinud. Et see pool, meil ei ole kõigil seda julgust, me püüame mõistusega ratsionaliseerida, aga et seda poolt nagu sinna sisse vaadata ja siis korraks lihtsalt lööb selle nagu ennem kui need asjad saavad nii-öelda hakata
selgine, et see on umbes niimoodi, et ma selles mõttes viskan sulle nagu, see on väga ilus pilt, mis lõpuks sellest kokku tuleb, kui ma vistan sulle see pusle tükid siia laiali. Et korraks on nagu segadus. Et võib-olla ennem see pilt oli nagu koos, aga niimoodi, et tükid olid kuidagi pressitud või valesti, aga ta vähemalt oli koos, oli mingi struktuur või mingi kord. Kui ma selles mõttes seal uurima hakkame, siis tekib sama pilt, on ja, aga tegelikult see tulemus võib väga ilus olla, nüüd on vaja lihtsalt natukene pühenduda ja tegutseda, on ja, et see uuesti nagu kokku saada. Aga see segaduse hetk on häiri vähemalt, mul tuleb meelde ühe noormehes kliendi fraas, et kui ta esimesele seansile tuli ja ma küsisin ta käest, et mis on see teema, millega me võiks tegeleda, täna siin pöörata tähelepanu, et sind maksimaalselt toetada. Sest ütles, et tuli seal mingid ropused ka vahel, aga ma jätan need praegu ära, et ega mul selles mõttes, mul oli jumala hästi, kuni ma hakkasin selle enesearenguga tegelema, et kuni sinnamaani mul oli jumala fine kõik, eks ju. Et see nagu toob selle nagu, ilmestab seda, et siis korraks tekib, võib tekkida. Et mõni liigub väga rahulikult, väga struktuurselt, tõkk, sükeste kindlate sammudega, aga mõnel juhul tekib nagu selles mõttes selline segadus. Ja see on okei, mul on endal ka seda olnud. Mina olen vist ka üks nendest, kes on, ma arvan, ma olin võib-olla 16, 17, kui esimest korda hakkas tekkima nagu selline, ma ütleks, et eneseareng, aga mul algas see pihta üldse küll raamatust The Secret suuremalt enne. Ja enne seda oli Rikas isa, vaene isa korraks, mis tuli nagu natuke raputas nagu, et aga The Secret oli esimene ja siis pärast The Secretit ei tulnud edasi nagu seda softi, sükast esoteerikat, et ma läksin kohe vandenõusse, reptiilid ja tunnukad ja korralik ja see sõi mind niimoodi enda sisse ja ma täna näen seda, et see oli väga vajalik kõik, see oli täiesti niimoodi mõeldud, et see sõi mind enda sisse ja siis sinna järgnesid igast mingid pühageomeetriad juba ja kõik see multidimensionaalne füüsika, mida me siin võib-olla täna tõestada ei saa ja kvantfüüsikaid ja metafüüsikaid, tavafüüsikaid ja see läks nagu edasi rodapidi, aga ma mäletan, et minul on olnud see alati nagu laviinina. Nüüd tuleb nagu rappad nagu 10 000 lehekülgi informatsiooni valatakse lihtsalt üle elu poolt. Ise otsustad tegelikult ju valada ennast üle, aga nii põnev on, et tuleb kõik kronoloogiliselt mingid tutvused, koolitused, värgid, raamatud, infod, saated, asjad. Ja siis hakkad, minul on see mindmap, ma hakkan nägema asju, mis kokku lähevad, kuskil tähendab mingid sümbolid, seal on uksel see sümbol, see aasad lugesin. Ja see on tekitanud aegade jooksul neid tunded, et nagu, et mul oleks vist lihtsam elada, kui ma ei oleks seda teekonda alustanud. Ma olen nagu pool nälja kohal öelnud, et oleks lihtsam elada, kui ma ei teaks mitte midagi, mida ma olen nagu enda sisse ammutanud. See on niisugune mõttemäng, et me terapeutidena ka vast omavahel vesteldes ma ka rääkinud, et see selles mõttes mingitel eluepisoodidel on nagu sealt kärult maas mudases olles, nagu see sinu väljend, mis sa mulle endas andsid, see kärult maha kukkumine, et seal on suht ebamugav olla, lihtsalt vahe on selles, et kui me võib-olla 10 aastat tagasi oleks seal pikali olnud oluliselt kauem, siis nüüd me tõuseme sealt kiiremini püsti, eks ju. Et see intervall lihtsalt on muutunud, aga ka, et siis see naljaga pooleks, et on see nagu vaja olnud, aga et enam nagu tagasi ka ei pöördaks, et teisiti ka ei tahaks, et pigem olgu siis, pigem kogen siis nii, kui see, et ma lihtsalt kuidagi toimetan siin füüsilises maailmas nii, et me seda sest emotsionaalsest või sest vaimsest poolest mitte midagi ei tea. See on selle vastutusvõtmise koht ka, kui ma ennast selle rajale panin või ei ole mõeldud käima, siis tuleb sellega toimega tulla kuidagi. Ja üldiselt vist öeldakse, inimesed usuvad ka seda, et jälle kellelgi ei ole tõestus sulle antud, et keegi pole ju, meil ei ole inimesi ju, kes oleks ära surnud ja siis tagasi tulnud öelnud, et näed, tead, juhtub see ja kogesin seda ja seal on selline eliitnõukogu, kes otsustab ja et meil ei ole seda öeldud, aga mul on jah selline sama tunne, et öeldakse, et kui sul on mingi kogemus elus võrdlemise intensiivsem kui teistel, siis sul on antud selleks, et sul on kapatsiteet ka sellega tegeleda. Et kui sul on laps, kes on, ma ei tea, mingisuguse arenguprobleemiga, siis see on antud sulle selleks, et see on sulle vajalik mingi põhjusel. Seda on raske uskuda mõnikord, eriti sellistes situatsioonides. Aga ma nagu saan täitsa aru sellest ja kõrat vaatan, siis kõlab see nagu enda valdkondades ka nagu täiesti loogiliselt. Ma mõtlen väljakutsed, mis mul on olnud näiteks enda suhte koha pealt, et meil on nagu väga tervislik suhe 13 aastat. Tõesti nagu, või ei ole idea, kellel
ma ei tea kõiki suhteid, aga nii palju, kui ma näinud ümberringi olen ja kuulnud olen, siis mul on nii lihtne suhe, nagu lihtsalt nii armastav ja tänulik suhe, aga meil on ka oma probleem olnud, on läbivalt, meil on intiimsus enne olnud probleem. Ja siis kui mõtlengi selle peale, et need hetked, mis meil on nagu olnud, mis on tekkinud sellest nagu, sellest kohast, mis pitsitab on ja tuleb ennast uuesti esile tuua, et kui paljud paarid oleks ammu laiali läinud juba selle pärast, kas sitaks paljud oleks löönud käega, sest et see tundub võimatu olukord lihtsalt olevat. Ja siis me lihtsalt näeme, et me oleme nüüd 13 aastat hiljem jõuame nagu kogu aeg sellele lähemale ja üsna intensiivsemalt ja lühemate perioodidega jälle saame lataki näkku, et kurat, see ei ole nagu meie omavahel probleem, vaid see on individuaalne sisemine konflikt või mingisugune muu taak, mis on kas naisel kaasas või minul mingisugune asi kaasas ja ma pean sellega enda sees ära tegelema, sest siis see lahustub, see ei ole uus partner, see ei ole uus suhe. Kui sellega edasi minna. Just, kõik muu töötab. See nagu, ma arvan, mingi hetk tuleb hakata vaatama nagu neid asju ka selle nurga alt, et inimesed ka võib-olla vahetavad mingid, ma ei tea, teraapiaid või enesearengu viise või partnereid, suhteid ja kogemusi, töökohti, et peab aru saama, aga kas see nagu tee on sulle või ei ole või ta on sulle, aga sul on vaja tegeleda endaga, et see töö või see tee nagu saaks veel paremaks olla või veel parem olla, ma ei tea, kas sa mõistad, mida mõtlen, et alati ei ole see vahetus nagu kohe lahendus või millegi uue võtmine, et see hüppamine ei pruugi ka lahendada. Absoluutselt, sa lähed ju selle oma pagasiga sinna edasi ja selles mõttes kõik kordub taas ju. Taas kord üks kolleeg kiusab sind, taas kord see naine ei mõista mind, et selles mõttes seal see on lihtsalt see pool, et kui mõlemal, see on minu arvamus, et mõlemal osapoolel lihtsalt peab olema see tahe ja valmisolek tegeleda ja proovida, et vähemalt et jah, et nüüd justkui ühiskonnas on vaata paari põlvkonnaga on toimunud hästi suur muutus, järsk muutus, et mina olen sinust nii mõndagi vanem, et ütleme, kui mu vanavanemate põlvkond oli see, et peale kooli lõpetamist sind suunati kuskile tööle. Ükskõik kuhu Eesti otsa, eks ju. Aktsepteerisid seda kindel värk, on ju, said sealt endale korteri või maja ja siis töötasid kuni pensionini seal ametipostil. Ja elasid koos ka, eks ju, sest et abielusid ei lahutatud. Kuigi kogu küla teadis, mis selle või selle seina vahel toimub, on ju. Et nüüd eks selles mõttes seda vabadust on juurde tulnud, seda iseenda ühiskond on nii palju muutunud, seda iseenda esikohale seadmist. Aga minu jaoks on see ka natukene võib-olla viinud kohati teise äärmusesse, et mõnel juhul see proovimise aspekt jääb ära. Et ma olen ise ka selles mõttes endas seda mustrit märganud ja mis tuleb selles mõttes sellisest hüljatuse haavast, et kui läheb väga keeruliseks, et siis mul see esimene instinkt on ikkagi see, et ma põgenen ära. Ma saan selles mõttes ise tõmban ennast tagasi, eks ju. Aga ma märkan selle ära. Ta on ikkagi sees olemas. Ja, et on selles mõttes siuke esimene see tunne on ju siin aja jooksul tekkinud. See on nüüd muutunud, et pigem on nagu see, et aga mis on siis see lahendus? Et mis veel saab teha? Aga selles mõttes siis ta saab nagu muuta või minna selle, mis iganes inimsuhtega. On see sõprussuhe, on see kolleegide vaheline suhe, on see partnerlus, on ju romantiline suhe. Saab siis, kui mõlema osapoolel, kui ikkagi see keel on sarnane, mida räägitakse, see arusaamine, see mingi niisugune emotsionaalne intelligentsus või see tase või see osa on nagu sarnane, et me saame üksteisest vähemalt aru ja me julgeme ka rääkida oma päris tundeid, mida ma päriselt tunnen, siis see on ka nagu päris ebamugav, sest et selle tulemusel ju tegelikult teisem võib vaadata, et ju mis tekib niisugune alateade kirm, et mind hüljatakse, sest võib-olla see, kuidas mina tunnen või mida mina mõtlen, tundub nii jabur teisele osapoolele, eks ju. Et aga seda on võimalik, et praegu on jah, kui palju niisugust kiiret hüplemist on ühiskonnas, nagu nüüd jällegi nagu paari põlvkonna pärast, kui tekib nagu rohkem, on ju. Et võtta see aeg maha ja vaadata, et kas me saame siin koos, kas me tahame ja kas me saame siin koos midagi elu alustades siis nii, et mõlemad vaatavad enda sisse. Ja ega midagi ole teha, mõnel juhul on ka okei see, kui selle tulemusel selgub, et tõesti meie ühine sõprus või meie ühine partnerlussuhe või
või see tööalane suhe on läbi. Et see on ka okei. Aga me teame vähemalt, et me oleme endas kõik andnud. Me oleme vähemalt proovinud. Et seal on see elu müstilisuse pool ka, et kaua sellele aega anda, siis et kui kaua ma siis proovin ja nii edasi, et see on tegelikult, siin ei ole mingit ühest vastust. See tegelikult, kui igaüks rahulikult enda sisse vaatab või selles mõttes tunnetab, kes tal on kerge siin praegu jätkata või raske, siis ta tunneb selle tegelikult ära. Ja, ma olen nõus. Sisemine nagu indikaator, millega töötada.